Kopp. Tere päevast, kuidas teile meeldiks kuulda meie lunastajast Jeesus Kristusest? No, tegelikult vahet pole, kas tahate või ei taha, ma räägin teile ikka, sest 6. klassi ajalookursusel tuleb rääkida ka sellest, kuidas sai alguse kristlus. Ja selleks läheme aega, kus meie ajaarvamine vahetus. Ehk aasta oli 1 enne Kristust ja pärast seda tuleb meil, sellist aastat nagu 0 tegelikult ei ole, tuleb hoopis 1 pärast Kristust. Igatahes sellel ajal oli Rooma keisririik, keisriks oli Augustus ja Rooma riigi koosseisu kuulus ka Palestiina ehk maa, kus heebrealased ehk juudid elasid. Ehk siis juutide maa oli roomlaste võimu all. Mida me mäletame juutide kohta? Nad uskusid ainult ühte jumalasse, Jahvesse, eks. Kõik ülejäänud rahvad Rooma riigis uskusid muidugi paljudesse jumalatesse. Nii et roomlased olid nagu, et veits imelik, et need juudid ainult ühte jumalasse usuvad, aga no las nad olla. Lisaks uskusid juudid, et kunagi tuleb nende sekka päästja ehk messias. Et praegu on juudid väga õnnetud, kogu aeg mingi võõra võimu all, elu on nõme, miski ei õnnestu, aga ühel hetkel tuleb messias ja siis saab kõik korda. Iisraeli rahvas ühendatakse ja saab vabaks ja kogu maailmas saabub suur rahu ja õnne aeg. Ühesõnaga, kõlab nagu päris tore asi, mida oodata. Ainult, et keegi ei teadnud, millal see messias täpselt tuleb. Ja siis umbes aastal 30 meie ajaarvamise järgi, ehk siis pärast Kristust, tegutses seal Rooma impeeriumi Juuda provintsis üks mees nimega Jeesus. Ja kui te nüüd küsite, et see Jeesus või? Siis jah, see Jeesus. Ajaloolased on üldiselt üsna ühel meelel, et Jeesus ongi päris ajalooline isik. See ei tähenda, et see, mida inimesed tema kohta usuvad, oleks tingimata tõsi, aga selline inimene oli üsna kindlasti olemas. Jeesus oli rahvuselt juut, täitsa tavaline mees, puusepa poeg, ei olnud mingi ülik ega preester ega midagi sellist. Ja kui ta oli umbes 30-aastane, hakkas ta mööda maad ringi käima ja rääkima, et varsti saabub Jumala riik. Inimesed kogunesid teda kuulama ja tal kujunes väga palju järgijaid, kes uskusid seda, mida ta rääkis. Lisaks nii-öelda tavalistele fännidele oli tal 12 jüngrit ehk õpilast. Need olid nagu Jeesuse gäng, kes temaga igal pool kaasas käis. Ja miks inimesed kuulama jäid? No, sest ta rääkis päris huvitavat juttu, täitsa teistsugust kui judaismi preestrit. Jeesus rääkis sellest, kuidas tuleb kõigest hingest armastada Jumalat ja teisi inimesi, isegi oma vaenlasi. Näiteks ta õpetas, et kui keegi annab sulle kõrvakiilu, siis kuidas sellele vastata? Pöörad teise põse. Ja lisaks ütles Jeesus, et sinna Jumala riiki pääsemiseks on vaja meelt parandada. Ja et ei peaks mõtlema maistele asjadele, et näiteks kui rikas või kui kuulus sa praegu oled või et kuidas kuulsaks või rikkaks saada, vaid Jeesus ütles, et sa pead lihtsalt armastama Jumalat. Ja ta isegi ütles, et rikastel inimestel on raskem Jumala riiki pääseda kui vaestel. Mõned tema järgijad hakkasid mõtlema, et äkki Jeesus ongi see messias, keda me oleme oodanud. Kõik olid nagu, et varsti tuleb Jumala riik ja rahu ja õnn maa peale ja Jeesus saab kuningaks, Aga oli ka inimesi, kellele tema jutt eriti ei meeldinud. Esiteks, juudi preestrid leidsid, et Jeesus räägib mingit oma väljamõeldud soga, et see pole kindlasti õige judaism ja kindlasti ei ole ta messias. Ja teiseks, Rooma võimud hakkasid vaatama, et maru kahtlane tüüp, ütleb, et rikkad inimesed on pahad, et inimesed tahavad, et ta kuningaks saaks, kõlab nagu messaja. Ja siis millalgi, kui Jeesus oma jüngritega pidustustajaks Jeruusalemma saabus, võeti ta kinni ja mõisteti mässajana surma. Sel ajal oli Rooma riigis mässaja karistuseks risti löömine, mis oli väga piinarikas ja alandav hukkamise vorm. See tähendas siis seda, et inimene kinnitati avaliku kohta suurele ristile, nii et tema kätest ja jalgadest löödi naelad läbi. Ning ta jäeti sinna nälja, kurnatuse ja verejooksu kätte surema. Rooma võimud olid kindlasti, et probleem lahendatud. Vale vastus. Jeesuse järgijad hakkasid hoopis uskuma, et Jeesus tõusis surnust üles ja siis ta olevat ilmutanud enda oma järgijatele ja lõpuks läks taevasse isa juurde. Sest inimesed hakkasid uskuma, et ta oli olnud Jumala poeg, kelle Jumal Jahve oli saatnud maa peale, et ta kannataks meie kõigi eest. Et meie saaksime oma patud ehk pahateod andeks. Ja see oli siis vajalik selleks, et Jumal armastas inimesi ja tahtis, et inimesed ka pääseksid sinna toredasse Jumala riiki. Ja nüüd Jeesuse järgijad hakkasid tema sõnumit edasi levitama, et uskuge Jeesusesse ja Jumalasse, et siis tuleb rahu ja õnn ja me pääseme kõik taevariiki.
Jeesus ise oli juut ja alguses olid kõik tema järgijad ka juudid, aga ajapikku hakkas usk Jeesusesse levima ka teiste rahvaste, näiteks kreeklaste sekka. Inimesed tõesti uskusid, et ta oli päriselt olnud päästja ehk Messias. Kreeka keeles oli see Kristos ja sealt tulebki siis nimetus Jeesus Kristus. Jeesus on siis eesnimi ja Kristus ei ole perekonnanimi, vaid see on põhimõtteliselt hüüdnimi, nagu Jeesus päästja. Igatahes, kui see usk niimoodi levis, tekkiski sellest uus usund, et see nii-öelda kasvas välja juutide usundist ehk judaismist. Ja Kristuse järgi sai selle nimeks kristlus. Ja kuna Jeesus löödi risti, siis sai ristist üks selle usu sümboleid. Eesti keeles öeldaksegi selle usundi kohta mõnikord ka ristiusku. Ja nii nagu judaism on ka kristlus ühe jumala usk. Ja nagu judaismis on ka kristluses olemas pühakiri, kus on kirjas selle usundi põhitõed. Kristlikuks pühakirjaks on piibel. Judaismi pühakirja me nimetame vanaks testamendiks, eks ole. Kuna kristlus kasvas välja judaismist, siis vana testament oli oluline ka kristlaste jaoks. Aga kristlased lisasid sinna veel uue testamendi. Kui vana testament oli põhimõtteliselt juutide ajalugu, siis uus testament sisaldas lugusid Jeesuse elust ja õpetustest. Vana ja uus testament kokku moodustavadki piibli, mis on kristlaste pühakiri. Aga nüüd kõige veidram osa on see, et sellest, mida üks tavaline kutt kuskil Palestiinas rääkis, kasvas välja maailma kõige levinum usund. Esimestel sajanditel levis kristlus niimoodi vaikselt, peamiselt Rooma riigi linnades. Eriti meeldis Jeesuse õpetus just vaesematele inimestele, näiteks orjadele, sest nende elu oli väga kurb ja masendav. Aga nüüd nad said uskuda sellest, et pärast surma läheb kõik paremaks ja nad pääsevad taevariiki. Rooma riigivõimule muidugi kristlus eriti ei meeldinud. Asi oli selles, et roomlased olid muidu igasuguste usundite suhtes väga sallivad, sest nende riigis kummardati igasugu erinevaid jumalaid. Roomlaste jumalad, kreeklaste jumalad, egiptlaste jumalad, keltide jumalad ja nii edasi ja nii edasi. Lisaks oli kohustus Rooma keisreid pidada jumalateks ja tuua neile ka ohvreid. Selle mõte oli lihtsalt selles, et kõik tunnistaksid Rooma võimu ja ei hakkaks selle vastu mässama. Kuna enamik rahvaid kummardasid niikuinii paljusid jumalaid, siis oli see nende jaoks okei. Lihtsalt näiteks Zeusi ja Poseidoni kõrvale tulid veel mingid tüübid. No problemo. Kõik usundid said seega omavahel üsna hästi läbi. Aga kristlased uskusid, et on olemas ainult üks jumal, nende jumal. Tema on õige, teised jumalad on valed. Kõiki, kes uskusid mingitesse teistesse jumalatesse, nimetasid kristlased paganateks. Ja ühtlasi tähendas see seda, et kristlased ei olnud nõus ohverdama Rooma keisritele ja ei olnud nõus tunnistama neid jumalatele. Ja kõik teised olid nagu, et come on kristlased, mis te plõksite, on teil vaja, lihtsalt kummardage, ohverdage, tehke asi ära. Ja muidugi see tekitas umbusku kristlaste vastu. Neid hakati kahtlustama ja igasuguste õnnetuste puhul süüdlaseks pidama. No näiteks, kui puhkes Roomas suur tulekahju. Mäletate see, mille puhul kahtlustati, et keiser Nero ise korraldas selle. Siis kõik olid nagu, et kes küll sellest süüdi on? Ahaa, muidugi, kristlased. Ja kristluse esimestel sajanditel juhtus korduvalt seda, et kristlasi kiusati taga. Näiteks hukati neid avalikult, visati näiteks vaatemängude ja loomadele söögiks. Päris paljud kristlased keeldusid ristiusust loobumast isegi siis, kui see tähendas surma. Neid, kes niimoodi oma usu või tõekspidamiste eest hukkusid, nimetati märtriteks. Aga lõpuks 4. sajandi alguses sai Roomas võimule keiser Konstantinus. Ajaloolased nimetavad teda ka Konstantinos suureks. Aastal 313 lubas ta kristlastel Rooma riigis vabalt tegutseda. Nüüd nad ei pidanud enam Rooma keisreid kummardama, neid ei tohtinud taga kiusata ja nii edasi. Nüüd hakkas kristlus tõeliselt kiiresti riigis levima ja üsna varsti oli juba enamik Rooma riigi elanike kristlased. Ja aastal 380 kuulutas keiser Theodosius kristluse juba Rooma riigi ametlikuks usuks. Õige pea keelati ka vanade paganlike jumalate kummardamine ja hakati hoopis paganaid taga kiusama. Muuhulgas keelustati siis näiteks antiikolümpiamängud, sest see oli seotud nende paganlike Vana-Kreeka jumalatega. Ja sealt edasi mõne sajandi jooksul kaduski paganlus Rooma impeeriumi aladelt täielikult. Et kõik olid edaspidi kristlased. Nii et põhimõtteliselt vaid paari sajandiga oli Jeesuse õpetus terve suure Rooma riigi üle võtnud. Ja miks me seda kõike õpime? Tänapäeval on Eestis usklikke inimesi suhteliselt vähe ja see võib tunduda üsna ebaoluline teema. Aga mis te arvate, kumbasid on maailmas rohkem, kas usklikke või mitteusklikke? Enamik maailma inimesi on usklikud. Kõige rohkem nende seas 2 miljardit on kristlasi. Ja ajaloos on usunditel olnud veel palju suurem mõju kui tänapäeval.
terve järgmise õppeaasta 7. klassi ajalookursuses, kui me õpime keskaega, on kristlus väga tähtsal kohal. Ilma selleta polegi võimalik keskajast üldse aru saada. Ja Euroopa ajaloost on ka väga raske ilma kristluse ajalugu tundmata aru saada. Nii et selleks, et aru saada, kuidas meie tänane maailm on kujunenud, on lihtsalt hädavajalik sellist teemat tunda. Aga nüüd kokkuvõte. Esiteks, umbes ajaarvamise vahetuse paiku tegutses Palestiinas juut nimega Jeesus. Teiseks, Jeesus õpetas, et tuleb armastada Jumalat ja teisi inimesi. Kolmandaks, Jeesuse järgijad arvasid, et ta on Messias ehk Kristus, kes päästab inimkonna ja toob rahu ja õnneaja. Neljandaks, juudi preestrid ja Rooma riigivõim olid Jeesuse suhtes umbusklikud. Umbes 30 pärast Kristust ta võeti kinni ja löödi risti. Viiendaks, Jeesuse järgijad levitasid tema sõnumit ka teiste rahvaste sekka. Niimoodi kujunes kristlus ehk ristiusk. Kuuendaks, ristiusu pühakirja nimetatakse piibliks. Lisaks juutide pühakirjale, Vanale testamendile, sisaldab piibel ka Uut testamenti, kus on kirjas lood Jeesuse elust. Seitsmendaks, esialgu kristlasi kiusati Rooma riigis taga, kuid aastal 313 kristlus lubati ja aastal 380 kehtestati see juba Rooma riigi ametlikuks usundiks. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!